Jälle kaks. Äkki nad saavad jagada ühte kohta. Jälle kaks.
Meil on 5 hääletussedelit, kus on siis märgistatud nii-öelda 2 lahtrit. Ja kui nüüd lähtuda sellest, et kui on nüüd nende märgistamise puhul selgelt aru saada isiku tahe, siis teeb häältelugemiskomisjon küll ettepaneku tunnistada need kehtivaks. Et kui ei ole näiteks täidetud 2 poolt või 2 vastulahtrit, mille puhul on nagu võib olla arusaamatu isiku tahe. Nii, esimene sedel on siis Andres Jaadla poolt ja Ole Puldre vastu. Teine sedel Andres Jaadla poolt ja Ole Puldre vastu. Kolmas Ole Puldre poolt, Andres Jaadla vastu. Andres Jaadla poolt ja Ole Puldre vastu. Ja siin on samamoodi selgelt Andres Jaadla poolt ja Ole Puldre. Hästi läks, see on valesti. Andres Jaadla poolt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Andres Jaadla poolt on 16 poolthääl. Ole Puldre poolt on 1, 2, 3, 4, 5. 5 poolthäält Ole Puldre. Seega on siis hääletamistulemuste põhjal osutunud valituks. Nii, hääletamiskomisjoni poolt ette võetud tulemused on siis sellised: Andres Jaadla poolt 16 häält, Ole Puldre poolt 5 häält. Kas on küsimusi selles kohas? Kui ei ole, kes on selle poolt, et kinnitada hääletamise tulemusena Rakvere volikogu aseesimees Andres Jaadla? Palun käega. Tänu, vastu.